Tere Rain! Hei! Et täna on siis eetris intrigeeriva pärastlõuna 7. saade ja välja kuulutad juubelisaade, et ma tegin seda sellepärast, et mulle tundus, et mul on selle kirjas ka selle Spotify ja nende podcastide juures, et 25 aastat tagasi me Peeter Rissooga tegime intrigeeriva pärastlõuna nimelist saadet ja nüüd on see best before möödus, et nüüd on juba see 25 aastat nagu vananed andmed, aga siis ma vaatasin netist, et Esto TV, et seal oli mingi jama oli umbes 20 aastat tagasi. No minu meelest oli ikkagi päris 20 ei olnud. Tähendab, me saame niimoodi arvutada, et kui ma olen praegu 41, siis ma olin 23. See on 18 aastat. Okei, no ma mõtlen, 18 aastat. No me tegime 93. aastal intrigeerivat pärastlõunat, et mis sa... No meil oli 2000, vist oli 2001, 2000, jah. Jah, et mul oligi see plaan, et ma esimeses saates lubasin, et Peeter Ristsoo, kes on lahkunud nüüd meie hulgast juba, saab ka 5 aastat nüüd sellel aastal juba sellest. 5 aastat juba, jah. 2014 august, et rääkida Peetrist, siis ma mõtlesin, et kuna intrigeeri pärastlõuna oli ikkagi Peetri naer oli see, mille järgi seda ära tunti, ja tema see hääl ja kogu see see image ja need mustad prillid ja kõik see kogu see Ameerika värk ja me elasime koos ja ühes korteris, sest ta oli tulnud Ameerikast ja see oli üks lõbus elu ja ma mõtlesin, et oleks et teie tegite pärast temaga teles asju. Ja me tegimegi siis leidsime ta uuesti ülesse, korjasime ta üles, siis ta ei olnud meedias enam. Aga ma sain tuttavaks temaga, ma arvan, 90ndate lõpus, seal 97. Kas me ei saanud sinuga tema kaudu? See võis olla küll, ma ise mõtlesin, et see oleks nagu see ühenduspunkt, et ma mõtlesin, et 90ndate lõpus ta mõni just hägusad mälestused. On küll, jah, võib nii öelda küll. Üldse 90-ndat, nagu tead, see on selline... Nüüd on see mikrofoni küsimus, üks udu. Tõmba see endal kuidagi lähemale. Ma istun siia lähedale. Nüüd on kõvasti kuulda mu hääl ilmselt. Aga ma sain 92. poolest temaga tuttavaks niimoodi, ma olin ajakirjanik, ma tegin temaga intervjuu. Aga kus sa oli, see Postis olid ju ka? Postis vist oligi, ei. Postis ma tegin temaga mingisuguseid nupukesi, jah. Tead, see on kõik praegu selline nagu üks mull, ma pean hakkama natukene nagu... Ja ma mõtlengi, et kuulaja, vaataja, ütleme eriti nooremad inimesed, need ei tea üldse, et... Mis postki oli? Ja kes oli Peeter Rissoo ja miks me nii... Rääkimata Peetrist, jah. Ja see ongi asja mõte mul, et ka, et tänases saates, ütleme siin alguse poole nüüd võib-olla meenutada, et see oli ikka hull vend oli. Ütleme nii. No Peeter oli ikka vapustav härrasmees. Siiamaani ikkagi mingisugused Peetri poolt öeldud need käibefraasid või mingid sellised, kuidas need nimetatakse, idioomideks või? Sellised trademark ütlused, mis tal olid. Need siiamaani mõnikord mul tulevad, lipsavad üle huulte. No millised? Põhilisemaid asju oli see, kui me olime tegime Esto TV ühte saadet, kus oli väga, sellest, mis on Esto TV, sest eraldi rääkima. Ja, sest räägime kindlasti eraldi. Aga seal oli üks selline saatelõik, kus me rääkisime maksumaksjate rahast, sest muidugi, kui me saade eetrisse läks esimest korda, siis loomulikult esimene reaktsioon on see, nagu ikka, kui avangardse masi läheb eetrisse, siis hakatakse rääkima sellest, et kuidas maksumaksja raha on jälle väärkasutatud. Ja siis me tegime terve saate lõigu maksumaksjate rahast ja siis istusime kuskil kallis restoranis, Viru hotelli restoranis tegelikult, kui ma ei eksi. Peeter Rissol oli kaabu peas. Ta esitas väga mitmeid erinevaid persoone meil seal saates, aga siis ta oli vist ise endale, siis tellis mingi eriti uhke prae endale ja mingid head paremat sinna kõrvale, mingid veinid, värgid. Ja siis tegime sellise saate nagu lõpuistumise, selleks ka hiljem kõik eetrisse. Ja siis Peeter Rissoo tõstis klaasi ja ütles, see on ikkagi maksumaksja raha eest maksimaalne kvaliteet, ma ütleks.
no see oli täiesti temamoodi. Ja maksumaksja raha maksimaalne kvaliteet, see nagu käibefraas on siiamaani 20 aastat hiljem ikka veel kasutusel. Ja loomulikult ka Peetri, kui tal oli pohmell ja siis temaga juhtus kokku saama, siis esimese asjana, tihti peale me mingil hommikul läksime kuhugi võttele, siis oli Peeter vaja kuskilt järjekordse naise juurest üles korjata erinevatest mingitest imelikest korteritest ja siis jälle kaabu ja mantliga härrasmees vajub sinna auto esiistmele, ütleb, tähendab, võtaks kõigepealt ühe värskendava džinni või värskendava õlle, et see tavaliselt õlu nagu ei värskenda, aga vaat Peetrit värskendas. Ei no temaga oli jah nii, et kui me raadiot tegime, siis oli niimoodi, mina olin see puldimees, et mul oli küll mikker ka ja eks ma sekkusin ka aeg-ajalt, aga põhivend oli ka laua taga, külalistega oli Pets ja siis oli seal, ampull oli ikkagi, oli puldi peal. Et Peeter siis ja no ma ka pakkusime külalistele ja ise endale, et see oli siuke kell 3 päeval, siuke reibas saade tol ajal. Oi, ma kujutan ette. Et aga jah, see vahe oli küll, et see 1 tund oli ikka lühike aeg ja see oli spordiuudised ka sees, et kuidagi ei mahtunud reeglina ära. Minu nagu täielik üks vapustavamaid raadioelamusi tegelikult on ikkagi see teie intrigeeriv pärastlõuna kui prostituudid. See on kõigile kuidagi üks saade on meelde jäänud. Ma mäletan, 93. aastal ma olin, ma ei tea, mingisugune 13-14. Oi. Midagi sellises vanuses umbes. No jah, sa oled praegu, ma vaatasin 41. Jah. Ma ei oska arvutada. No teismeline on ju. Jah. Või kui seal ikkagi oli eetris hetk, kui prostituudid hakkavad oma ametikohuseid täitma. Jalgrattaliidu presidenti ka seal ju spordiuudiste ajal hakati seal kabistama, et see oli nagu päris hull saade oli küll. Oota, seda ma ei mäleta. Ma mäletan nagu Peeter oli seal niimoodi. Peeter oli põhivend. Jah. Tema enam seal loobus juba rääkimisest. Ei no seal oli, ma pidin kommenteerima seda, mis temaga tehti ja see kõik, mis temaga tehti, oli siis näidati ette, mida 300 krooni eest tol ajal Liitsimajas pakutakse. No ja see toimus otse eetris. See oli päris hull saade. Muidugi me tegime ikka muid asju ka seal, aga see ma mäletan, kuidas see tuli, et me olime Eesti Tallis nagu ikka õhtul istusime, tiksusime ja mõtlesime, et keda me meil oli iga päev see, et keda me järgmine päev ja kõik olid nii juua täis ja keegi ei suutnud nagu adekvaatselt öelda, et ta homme kindlalt tuleb ja siis aga Eesti Tallis püüdsite endale ohvreid. No ja kukkus, nagu iga päev oli ju vaja kedagi ja siis oli ja siis mõtlesime Petsiga, et kurat, kutsume litsid, et vaatame, et see oli see aeg, kus oli kuum teema, et räägime inimestele, mida 3 soti eest saab. Ja siis sutenöör ja 3 plikat siis tulid meile sinna stuudiosse, ega me ka ei tea, mis seal juhtuma hakkab. Aga need läksid nii äksi täis, et jõid ka seal veel. Sa olid siis vene tüdrukud või? Ja, kuskilt teelt see bordell ise oli kuskil Tallinnas Olümpsi kandis, aga need olid Ida-Virumaalt vist olid ja ma ei mäleta, tõesti see oli ikka kuradi ammu. Aga et see oli ennast ka nagu ehmatas ära, sest ma mõtlesin selle pealt, mina olin see noor ka ikka mingisugune 26-7 või mis ma olin. Aga et Pets oli ju ikkagi, hakkas juba 50 ligi tiiruma, et ta on niimoodi sokihoidjate väel seal möllas, et see oli minu jaoks oli see ikka ja siuke Brooks Brothersi valge särk ja sokihoidjad. Tal oli võimas sugutung, jah. Ta oli kihvt vend, kui ta rääkis ja siis, kui meil külalist ei olnud, siis ta rääkis, temaga oli 2 hea saadet teha, sest ta oli just Ameerikast tulnud ja need muljed, kuidas nad surnud obust läbi maja seina kraanadaga välja tõssid ja kõik need lood. Sellest, jah, siis kui ma temaga sain lähemalt tuttavaks, ma sain selle kaudu tuttavaks. Kõigepealt ma Postis tegin mingisuguseid nuppe, seda ma väga ei mäleta. Ma mäletan seda, et ajalehe Post seinal oli suur Peeter Ristsoo pilt ja sinna juurde oli kirjutatud tema tsitaat, mis jaam see on? Ja see oli ka üks lause, millest sai nagu käibefraas. Siis kui midagi ei osanud öelda, siis öeldi, mis jaam see on? Ja ma ei tea, kuidas moodi Peetrilt oli see lause välja kangutatud. Ma mäletan nagu seda episoodi ja siis ma olin sellega kuidagi seotud. Aga jah, siis kui ma tegin hiljem ühte ajakirja tegin temaga pika intervjuu, kus rääkis praktiliselt pool oma elulugu ära ja see on isegi siiamaani guugeldad, siis leiad üles. Sa olid kas Justis ja Kroonikas või siuks kohas? See võis olla Kroonikas, jah.
Ma mäletan, me istusime Kuku klubis ja mitu tundi. No ma kujutan, aga palju sa sellest, mis ta rääkis, avaldada said tol ajal? Suht palju. Taustanikku ja lause oli ka sealt. No ikka ju. Jaa, et kuidas Peeter, ta rääkis oma karjäärist pornofilmides. Ei, mind sinna peaossa ei võetud, ma olin rohkem selline taustanikku ja... Ja see oli tema lause, jah. Ja taustanikku on ju ka praktiliselt sümbolväljend. No, palju keeleuuendusi ja keelelisi vigureid. Ei, no tal oli ju see, no, et Toronto surnute reklaamid oli see tema lause, et saates ta nagu, noh, ei osanud teistmoodi nimetada surmakuulutusi. Ja siis ta kuidagi tuli jutuks mingi saatekülalisega see teema ja siis ta ütles, ma ikka lugenin Toronto Stari ja seal on need tagaküljel need surnute reklaamid. Et talle see eesti keel oli tal nagu tal oli. Et... See oli ta enda välja mõeldud keel, jah. Ristsoismid. Nojah, ei, ta oli äge vana, et temaga juhtus nagu kogu aeg midagi, et seda, et midagi juhtuks. Ja tal ei olnud kordagi seda, et et kas seda maksaks teha saate puhul, et seda kutsuda või sellist teemat arendada või kõik oli lubatud. Mulle meeldis ka tema selline täielik kompleksi vabadus, ükskõik millise hullusega kaasa minna. Ja siis, suurepärane väljend, mida ta jälle kasutas, mis on jälle hiljem läinud nagu slängi edasi, vähemalt mitmes ringkonnas on see, et ta vist tegi, kui ma eksi, Isamaa Liidu mingilt konverentsilt tegi ülekannet. Võis olla ka sama, kas intrigeeriva pärastlõuna tarbeks, ma mäletan, mille tarbeks see oli. Igal juhul siis see Jalakas rääkis, et ta oli kuulnud pealt, kuidas Peeter Ristsoo kommenteerib kellegi kohta. See mees on ju pehmelt öeldes munn. Ei, no see oli tal nagu tavaline selline sõnavara, et vaatan siit Google'ist, et panen, et ma küll ühes saates lasin ka, aga panen arvutist, et inimesed saaksid nagu pildi ette, et kes see on. Tema naerust on mingi meem tehtud vist ka või? Võt, ma ei tea, ma tahtsin, et mõtlesin, ma otsin üles kellegi. Keegi oli kokku lõiganud YouTube'i, et Peeter Rissa naerab. See on veerand tundi ära. Aga võib olla vabalt, sest et see naer oli ta ju kaubamärk, et siin on üks pilt on ka selline, kus ta tüüpiline siuke, panin praegu inimestele, et siuke mees oli siis. Aga jah, et tema see võime, tal oli mingi energeetiline selline, mingisugune asi oli sees, sest ta ju, ma ei tea, kas sa üldse tead, et tal oli, kui ta puudutas midagi tehnilist, siis see läks perse. Et ma ostsin tutika duubelmaki, siis me karbi seest välja seal köögis panime, et raadiot oleks millega kuulata. Ja siis Pets vajutas selle käima ja see samal hetkel ta ei läinud käima. Ja siis me viisime selle poodi... Kaitse läbi või? No midagi läks läbi ja me viisime selle poodi tagasi, anti uus. Ja siis ta rääkis, et ta, mis seal Ameerikas on peale Vegase, see, kus kasiinod on see Atlantic City, et nad olid Utaga käinud seal mängimas ja siis seal on selline reegel, et kui tõmbad kangi ja masin läheb rikki, et siis makstakse kogu masinas olev raha välja. Ja kui Pets oli 3 masina kangi tõmmanud ja kogu raha sealt seest kätte saanud, siis selle peale manager lipsustatud tuli juurde. Andis neile sviidi ja et jooge, et minibaar ja kõik on tase, aga ära näppi masina. See võib muidugi olla, see tundub nii hull, aga samas, kurat seda teab. Ma ei usu, et ta nagu päris välja mõtles asju. Ma ka ei usu. See, kuidas ta East Riverisse hüppas prillid ennem tasku pani ja enesetappu üritas sooritada ja pärast oli hullu. Nad läksid jälle Utaga tülli ja siis ta hüppas. Ta rääkis mulle seda lugu, et mingi praam sõitis mööda, päästis ära ta ja siis ta see oli New Yorgis siis, aga ja siis ta sõitis mingi autoga kuskile läksid pidutsema, siis ta ropsis esiklaasi seespoolt täis juhil. Seal on mingi tehniline jama on sulle. Jaa, siin on mingi serveri teema, et ma ei oskagi öelda, mis asi see on, et praegu vist läks jälle käima.
okei, aga ei pea katkestama, sellepärast, et selle saate me saame pärast uploadida. Et ükskord juhtus enne ka nii, et enam ei ole otse või? No tähendab, oota, aga ma teen selle kohe lahti ja siis me kohe näeme, mis juhtub. Nii, okei. Läks käima või? Jah. Oota, ma vaatan oma sellest ka, et mis kuradi jama see on. Okei, aga tegelikult, mis ma tast vaatan, et on nagu on. Et praegu käib, jah? Jah. Okei, kuhu me jäime? No ikka Peetri juurde, aga Selle pealt hüppamisest oli jutt. Online me ei ole? Ei, nüüd oleme jälle. Okei. Läheme edasi, lihtsalt siin vahepeal need kiirused. Lubati 1. veebruarist Telia lubas, et ta paneb tööle selle valguskaabli giga üles alla kohutavad kiirused. Tegin lepingu ja siis see lubadus kustutati serverist. Et kui ma helistasin peale 1. veebruarist, kus on, öeldi, et aga pole olnud. Tähendab, oli, aga enam ei ole. Et see on nagu see 10 megabitti kiirust, et aga see peaks ära toitma küll, et aga võib-olla läpakas või midagi, ma ei tea. Et ma igaks juhuks ei näpi praegu arvutit. No vot jah, võib-olla saad Peetri need energeetilised võnked saanud. Õige, me ju rääkisime sellest, et kõik masinad, mis ta puudutab, läksid rikki, et see jutt juba mõjub niimoodi, et masinad hakkavad üles ütlema. Okei. Aga jah, meil muidugi see, aga nüüd võiks minna selle juurde, et okei, meie tegime seda intrigeerivat, me tegime päris intensiivselt, me tegime iga päev, tööpäevadel 5 päeva nädalas otse. Oota, siis te palka saite selle eest ja seal pandi kinni ühel hetkel? Ei, seal oli nii, et me saime mingit palka, aga siis me leidsime omale ise sponsori ja see oli House of Prince, suitsutootja. Taanlaste. Saate ajal see suitsu teha, sellest rääkida. Taanlaste see suitsufirma ja nemad lubas meile raha maksta, kui me laseme nende kõlli. Ja nüüd mul ongi plaanis, et otsida see kõll üles, äkki see on kellelgi alles, et seal Pets ütles oma häälega sisse, et intriguing afternoon sponsored by House of Prince. Ja selle lause eest, algus ja lõpus ja keskel, lubas Prince meile 15 000 krooni. Ma mõtlesin, nüüd me oleme või sees. See oli tavaline palk, tollal oli mingi 4000. No ja siis selle peale ütles see kuradi keegi programmitoimetusest, et see läheb jaamale, raadiojaamale, et ma mäletagi seal ühesõnaga mingi ametnikud otsustasid, et me ikka, kuidas me saame ise nii palju raha selle eest. Me ütlesin, me enam teie palka ei taha, et me pole vaja seda, et me laseme seda kõlli ja teeme saadet. Ja siis me veatsime niimoodi, et ühel päeval ei läinud tööle. Ja siis see sama duubelmakk külmuskapi peal kuulasime raadios kell 3 oli siis eetris vaikus. Et sellega lõppes nagu intrigeeri pärastlõuna ära. Jüri Makarovi ahnusest? Ei, ma ei usu, et Makarov üldse teadiski, et mis seal toimus, et selliste asjade puhul. Tema jändas nende telejaamadega vist juba ja seal kukkusid tal helikopteri pealt. Ühesõnaga seal oli, ma ei usu, et temaga me saime tööd hästi läbi, et seal Rock Summeril me töötasime ju ja tegime intervjuusid ja aga kaua see kestis? Ma ütlengi, et mul on kuskil Kaustas Saaremaal kirjas mingisugune üle 100 saate, ma panin kirja, kes olid ja et mingi 4-5 kuud äkki või tegime seda kogu aeg niimoodi, et kogunes päris palju saateid, aga väga lühikese aja jooksul. Ja siis me suhted Petsiga nagu jäidki väga palju arvemaks, sest ma ei mäleta, mis sellest Endla tänava korteris sai, sest see oli ju nii, et kui Pets tuli Ameerikast, siis mina hakkasin minema Ameerikasse, müüsin maa oma korteri ja jäin lennukist maha. Ja siis üürisin selle korteri ja siis Pets, kes oli tulnud Ameerikast, kuhu mina tahtsin minna, siis elasime selles korteris nagu kahekesti seal Rahvusraamatukogu kõrval. Aga kus sa teda üldse tundsid? Top raadios saimegi tuttavaks. Mina olin seal, lugesin uudiseid hommiku 5:30, väntasin jalgrattaga sinna Piritale ja Pets tegi päeva kommentaare. Ja siis me vaatasime, et kuidagi rutiin, et ei ole vara hommikul ja üldse kuidagi, ja Petsil polnud kuskil elada, ja siis hakkasime koos jooma seal arutama, midagi muud teha ja siis, et mida siis ja et seda ja
ja siis nagu läkski ta nagu. oligi vist ajakirjandust õppinud ja politoloogiat. Kuule, ta oli Toomas Hendrik Ilvesega ju Vaba Euroopas. Münchenis vist olid, töötasid koos. Huvitav, see nii isikupärase hääle tämbriga inimesi tavaliselt raadiosse ei võeta, aga Pets oli Aga miks ei võeta? Ei tea, ei võtaks. Kus sa tead seda? See on mulle küll täitsa uudis. Ma olen kuidagi aru saanud, et kui on väga isikupärane, siis nagu... No uudiseid võib-olla ei võeta äkki, aga mingeid muid asju. Aga räägi, kuidas sina, et siis me jõuamegi nüüd sinna, et ma ei mäleta, kus see korter kadus ja Pets ka ja Pets, mina temaga, siis kui me hakkasime seda Esto TV tegema, siis ta töötas Välisministeeriumis ja üüris korterit Maneesi tänaval vist. Maneesi trammipeatuse juures. Seal ma olen käinud, ja. Elas 16-aastase tibiga seal. Mingi väga noore naisega, kellega ta pidevalt kraakles. Siis see välja kolis kogu aeg. Aga ta oli väga, talle see elustiil meeldis. No oli jah, niimoodi. Ja siis me võtsime ta, siis ta oli rahvast ta juba unustamas. Minul oli ta meeles sellest intrigeerivast pärastamas, mina leidsin ta. Ja siis ta ei olnud juba mitu aastat enam. Ma mõtlengi, et mis aasta sa ütlesid, meie lõpetasime 93. No see oli 2000-ndate algus, 2001 või niimoodi. No siis ta vahepeal oli jah, siis ta tegi tõlkis ja Välisministeeriumis töötas, tegi tõlketöid ja meedias üldse ei olnud. Ja 90-ndate hullus oli suuremas osas juba selja taga. No ja kus teil see mõte tuli üldse? No meil oli vaja kedagi, kes meil oli vist... Kas teil see valikord ja need asjad olid juba ära tehtud? Ei, valikord oli hiljem. Meil oli kõigepealt oli see Esto TV nimeline pooletunniste saadete seeria. Ja see oli riigitelevisioonis? See oli ETV-s, jah. Ja siis teil tuli sellega, ma lugesin, eile vaatasin, nagu guugeldasin veidi, et siis Ilmar Raag ütles, et mis asjad olid, mis huligaanid, meediahuligaanid või psühhohuligaanid või? Midagi taolist, Raag võttis meid sinna seda tegema. Ja see lasi lahti ka samas? Ja ei ta otseselt ei... No me serveerisime seda kuidagi, nii, aga ega ta otseselt lahti lastud, et meie saate tegemine tehti väga raskeks. No kes tegi siis? Raag ise või? Ma ei usu. Ei, seal oli niivõrd palju protesti selle vastu ja ta lükati mingi kesköösele ajale umbes ja enam ei pääsenud me Riigikogu koridoridesse, kus meil oli mõnus muidu... Ja ütle siis välja, palju te nagu saite mõnusalt teha enne, kui hakkas protestimine? Me saime teha kokku vist 7 saadet või? Ja siis juba hakkas möll pihta? Ja siis möll hakkas juba muidugi esimese saate peale. Aga mis teil oli esimene? Ma vaatasin neid klippe seal, mis te tegite seal steriliseerimisest. See on valikord. Kahjuks et saated ei ole üldse enam, digitaalselt ei ole neid enam võimalik kätte saada. Minul peaks olema kusagil üks DVD nendega. Kindlasti on ETV-s olemas beta-kassettidel, aga ja oli ka digitaliseeritud kujul, aga need on viimasel ajal maha võetud. Ei tea miks. Te ju piinasite poliitikuid või? Jaa. Esimene saade rääkis sellest, et kõigepealt nagu, ta oli põhimõtteliselt selline nagu konso ajakirjanduse jälgedes käimine. Et ajakirjandus, mis keskendub selle tegijale ja tegija läbielamisele ja selle kaudu nagu tehakse sükest nagu avatakse mingit nähtust, Hunter S. Thompsoni see Fear and Loading in Las Vegas kui konsa ajakirjanduse kõige ehedam näide. Ja meile oli see niimoodi, et me siis hakkasime tegema saadet sellest, kuidas me teeme saadet ja tahaks saada selle saate tegemiseks raha. Siis me käisime mingit poliitikuid tümitamas ja Siim Kallasel jooksime järel, et tal on ju kuskil olemas 10 miljonit, millest võiksime saada väikese osakese oma saadet teha. Te ju saite aru, et tähendab, mis see oli teie ootused, kui te seda hakkasite tal järel käima? Päris ootused, et ikkagi kruvida seda nii-öelda... Ootus oli see, et pulli saaks.
nojah, tollal oli ikka see, et saaks pulli, oli ikka et saaks fundamentaalne. pulli ja saaks mingit ebatavalist imelikku situatsiooni aretada, millest võib siis midagi nagu eriskummalist veel Kolakat ei kartnud saada või saite? Ken kuskil oli kirjas, et tema sai. Kolakat, sina ka või? jah, mina sain kolakat. Ken sai lihtsalt kolakat niisama Lihtsalt kolakat. Selle eest, et ta Ken on mõned korrad minust kuskil ööklubis Nightman umbes. Aga milles sina said saate pärast? Mina sain selle valikord filmi tegemise ajal. Kui kirjelda palun, mismoodi see välja sellest on isegi vist lõike olemas. See oli niimoodi, et me ikka provotseerisime päris kõvasti. Siis valikord rääkis Res Publica jõu tekkimisest ja kuidas Res Publicale tekivad siis sellised Res Publica uus poliitiline jõud, mis flirdib natukene sellise paremäärmusliku retoorikaga on ja ilma, et nad ise oleksid mingis muidugi. Ja me siis hakkasime nagu nende suurteks fännideks, Jäägerkompanii asutasime Kenniga justkui. Nii. Ja olime sellised fännid, kes on palju intensiivsemad ja võtavad nende Res Publica loosungid ja annavad neile veel vinti juurde. No ma vaatasin, peale tükivad fännid, on ja. Te laulsite koos mingit regilaulu, hakkasite laulma, mille sõnad läksid nii käest ära, et kogu see Res Publica... Seda on ikka hea, kord aastas on hea, kui jälle Urmas Reinsalu millegagi hakkama saab, siis saab selle laulu jälle postitada või üles, kuhugi sotsiaalmeediasse üles panna. Aga jah, et ühesõnaga, miks ma kolakat sain, oli see, et Res Publica suur konverents oli ja siis meie olles kehastunud nendeks jäägriteks, mingid imelikud militaristlikud riided seljas, otsustasime, et me peame ka sinna minema, aga me olime enne juba nii palju kiusanud seda partsi. Et, ja juba meedias on ka sellega, et algul muidugi Res Publica arvas, et me oleme nende head sõbrad. Selle lauluga oligi nii. Nad arvasid, et me oleme nende suured toetajad päriselt, sest meil oli Res Publicas oli oma jope oli sees, kes andis mingid telefoninumbreid, kui oli vaja poliitikate numbreid. Aga te siis ikka valmistasite pikalt ette seda? No ikka mingil määral, jah. Vandenõu nii-öelda. Ja siis läksime Res Publica valimispeole. Nad võtsid meid avatsüli vastu, arvates, et tegemist on nagu siiraste toetajatega. Koondasime kõik ära ostmatud kokku, Ken Marti Vaher, Urmas Reinsalu, Indrek Raudne, Taavi Veskimägi. Keegi oli veel. Ja nad laulsid ju kaasa tubli siis mitu hakkasime kaasa laulma ja sõnad olid alguses toredad sellised. Olid. Res Publica me oleme, Riigikokku läheme. Juhan Parts on kõige eest, ta on õige Eesti mees. Jõud ja kord on ühendus. Nagu regilaulu ja vägivald on lahendus. Nemad laulavad järgi. Ja jõud ja kord on ühendus, vägivald on lahendus. Ja osa siis... nagu inertsist laulis seda kaasa ja Ken Marti Vaher üritas veel nagu kuidagi suud üle võtta ja öelda, vägivald ei ole lahendus. Ja vaatasin, ta üritas mitu korda. Lõpuks need sõnad läksid nagu nii üle pea, et... millega see pull lõppes seal tookord? No siis nad pudenisid laiali ja kõik. Ei, aga teie, see pidu ise, see klipp lõppes ära, aga mis edasi? Siis me üritasime seal midagi veel teha. Juhan Partsile mingisugust asja pakkuda. Ma mäletan täpselt. Ameerika lippu panime talle ümber õlgada ja rääkisime, kuidas tema ja George W. Bush peavad üheskoos. Te piinasite teda kuskil Europarlamendis ka? Me piinasime teda ikka niimoodi, et küll ta oli ikka läbi piinatud lõpuks. Aga mis, oli teil midagi isiklikku, ta oli pullkuju, et milles, et lihtsalt sai nagu kinni haarata, et ta oli niisugune mõistlik vend, et ta ei hakanud kohe eest ära jooksma ja niimoodi. Eks ta algus üritas, siis, kui me jälle tema juures olime, siis tal ei jäänud muud üle, kui ta pidi meile kuidagi reageerima, aga vaata, on alati neid reaktsioone saada inimesed, kellel puudub huumorimeel. Partsid põle ja ükskõik kuidas ta ei prooviks, eks ole, midagi ei tule välja. Ja kellel puudub ka nagu, võib-olla vähemalt tol hetkel puudus nagu adekvaatne enesereflektsiooni võime ka, et seda tüüpi rahvaga, see formaat, mida me Esta TV-ga üldse, see formaat nagu toimib kõige paremini, sealt saab kõige rohkem midagi kätte, mingisugust nagu situatsiooni, reaktsiooni ja mingisugust
absurdi ja midagi paljastavad ka, nagu samal ajal inimese olemust paljastavad. Aga te panite nad nagu sellise seisu, et nad teadsid tegelikult, mis neid ees ootab peale esimest saadet juba, aga nad ei saanud ära ka minna, sest nad pidid justkui, see oleks ju piinlik olnud. Et... No jah, et esimesi saateid oligi hea teha, me tegime selle vea, et me ei teinud kõiki saateid valmis, vaid samal ajal, paralleelselt kui olid eetris, siis me tegime järgmiseid, aga nüüd kuivõrd need esimesed olid juba eetris ära, inimesed hakkasid juba kartma ja eemale hoidma või nalja tegema, kõige halvem, kui keegi teeb nalja vastu, mis kuidagi ka neutraliseerib ära selle nagu imeliku pineva seisu, mis meie eesmärk oli. Tavaliselt me need lõikasime kohe välja. Keegi hakkas nalja tegema ala Rein Lang või midagi, siis saates ei saanud, selles mõttes ta käitus muidugi adekvaatselt, aga samas ka igavalt. Aga kui Johan Parts nagu üritab reageerida, siis ta ei saa ise ka aru, kas ta teeb nalja või ta räägib tõsiselt või tal on, sa näed, kuidas visuaalselt nagu inimesel kõik juhtmed nagu kärssavad korraga. ja selles mõttes ta siuke rammus saak veel. Aga ma imestan, et kommertstele oli olemas, et kuidas nagu riigitele selle üles noppis? Riigitele eesmärk ongi ju, et oleks nagu ühiskonna avangardi ka õnnestuks puudutada nagu. Ma mõtlen, ma olin 96 olin tööl seal avalikes suhetes ETV-s ja siis seal oli küll selline väga polnud üldse äksi täis seltskonda. Selles mõttes tuleb tänada Ilmar Raagi ikkagi pigem ja siis samal ajal ka sõimata, et ta olukorraga hiljem keeruliseks tegi. Aga mis te, kas teil tuli mingi reaalseid kohtukeisse ka sealt peale või? Seal oli hirmus pahandus, oli ka Peeter Rissoga seoses oli üks hirmus pahandus. Oli, kui meie poole pöörduti Rootsi televisioonist, et Rootsi kõige kuulsama noortesaate juht tuleb Eestisse, et oleks hea, kui nad kohtuksid Eestis mingite huvitavate inimestega, kes räägiksid neile midagi siis Eestist, Ja siis oli see Eesti oli võitnud Eurovisiooni konkursi, selles oli vist asi. Aga see oli 10 aastat tagasi, sest nüüd oli just mingi uudis, et 10 aastat on möödas sellest, kui Eesti korraldas Eurovisiooni. Ei, see oli aasta enne, tähendab, see oli tegelikult aasta enne. Ma mäletan, oli Benton ja Padar esinesid seal, Benton ja Padar olid üks kandidaatidest. Ja me vaatasime... Ühesõnaga, Eesti osales seal nagu Eurolaulu võistlusel ja sellega seoses kuidagi tuli üks Rootsi telekanal Eestist saadet tegema. Ja siis, ma ei tea, kuidas täpselt, aga oli jõutud meieni, et meie oleme siis huvitavad noored inimesed, kellega tasub rääkida, kes räägivad Eestist kuidagi teise nurgal. Siis võtsime hotellitoa, kutsusime Peeter Ristso kohale, kes pidi mängima... Et kui olukord läheb kriitiliseks, siis Peeter pidi teesklema, et ta saab infarkti, et need rootslased ei läheks välja, vaid kuidagi nagu tekiks, nad jääksid ikka sinna kohale. Ja Risto, siis ma ei mäleta, keda ta pidi kehastama, Risto olid erinevad rollid, keda ta mängis seal, kuna teda enam väga ei mäletanud, ka eestlased, et siis ta sai... Te panite teda sauna ja kuhu iganes. Ja ta mängis mingit Ameerika pastorit päris tihti, Reverend Taterhead. Oli jah, tuleb meelde, ta oli see valge krae. Et selline nagu Billy Grahami tüüpi nagu evangelist, siuke radikaalne usumees, usu-showmees, kes siis ka on kauboi kaabu peas ja pidas jutlusi siis ja üritas siis inimesi ristida. Aga nüüd see Esto... Ühesõnaga, see jutt nagu lõpetan selle ära, siis oli, et see Risto oli meil sinna kutsutud, sinna hotellituppa, muidugi hakkasime kohe seal, Ristol oli viski kaasas ja nii, ja siis oli meil kutsutud sinna hotellituppa veel pornokuningas Aivar Palumäe ja Seksikristi, kes tegeles tupemaalingute loomisega. Oli jah, siuke asi oli olemas. Ja siis, et kui rootslased tulid, et siis
pakuks rootslastele musta leiba ja valget viina, Ristsoo peaks jutluse ja siis me viiks nad üles hotelli toa teisele karusele, kus Seksikristi maalib tupega siis Rootsi telesaate juhist portree, on ju. No. Ja ta oli, pintsel oli juba sees, ja kui rootslased tulid. ja alguses oli nagu ettevaatlik suhtumine, võeti seda musta leiba ja viina ja siis Ristsoo seal midagi pajatas ja me rääkisime mingit kummalist juttu, kuidas me Eestis siin armastame oravaid süüa. Ja siis viisime nad siis rootslased üles sinna teisele korrusele, seal oli see, avanes neile vaatepilt, kuidas Seksikristil pintsel tupes valmib järjekordne maal ja pornokunn seal juures midagi seal seletamas, siis kui rootslased seda nägid, said loomulikult täieliku šoki ja hakkasid sealt ära põgenema, aga Ristsoo takistas neid sellega, et hüppas põrandale pikali maha ja teeskles, et ta saab infarkti. Ja siis rootslased olid veel hullemas paanikas. Sibasid seal ringi ja helistasid igale poole politseisse ja ma ei tea kuhu, et neid ahistatakse. Ahistatakse? No jaa, nad olid täiesti nendest väljas. Et keegi saab infarkti ja keegi maalib tupega ja nii. Ja siis põgenesid sealt ära ja öeldes veel sisistades läbi ammaste lõpus thank you for not letting us eat. Need kontaktid rootslaste ja huvitavate inimeste vahel lõppesid sellega? Lõppesid katastroofiliselt, aga lõppes veel ka väga halvasti ka ETV-d hakati ähvardama, sest linnavalitsus sai teada, et me oleme rootslastega halvasti käitunud. Kes tol ajal seal möllas? Seal oli seal avalikes suhetes keegi. No igal juhul võeti ühendus siis ETV juhtkonnaga ja et see tuleb, seda ei saa eetrisse lasta ja kindlasti kohtu asi ja nii. Ja siis me tegime sellise asja, et me panime eetrisse küll, aga rootslaste nägude ette panime Rootsi lipud. 2D-s siis sinna ekraanile. Rootsi lipud jooksid edasi-tagasi ja olid paanikas. Ja siis Seksikristi sinna pintsli juurde panime Eesti lipu, mis siis maalis seda. No siis teil oli, ja see oli ETV-s siis? Ja siis see oli eetris, lõpuks oli eetris, aga kokkuvõttes tuli välja veel imelikum saade, kui me oleks oodanud. Veel väga ohtlik või kriitiline moment vist siis, kui käisime Diskres filmimas Rikaster elurajoonis testimas, et kas Diskre vesi sisaldab radioaktiivseid aineid, et miks on Jüri Mõisa pea kiilaks jäänud ja nii edasi. Et kuidagi me mahineerisime ennast Diskre elurajooni sisse ja siis Veiko Kulla nimeline inimene. Tema oli politsei mingi pealik. Ta oli kuidagi seotud kas selle Diskre selle security süsteemiga. Kuidagi seal mingi turva asja ajas. Temaga siis ja ma ei mäleta, kes siis veel nagu saatsid ka tõsiseid ähvarduskirju Eesti Televisiooni. Aga mitte teile? Ei, just telejuhtkonnale. Ja need omakorda siis? No need olid katkusid juukseid. Et selline prooviti kasutada sellist telefoniõigust. Et anda ikkagi teada, et see meile tähtsatele ringkondadele ei meeldi selline asi. Aga kuidas te sealt tulema saite või räägigi nüüd, et mis te Kenni või ETV siis ma saan aru ütles ära, et nii mehed, nüüd siin enam niisugust pulli teha. See ikkagi väga raskeks tehti saate tegemine. Põhimõtteliselt nii nagu tead, kui ühiskond muutub autoritaarsemaks, siis hakatakse need kruvisid vaikselt kinni keelama. Ega kohe ei keelata ära midagi, hakatakse lihtsalt vaikselt takistusi tee peale ette viskama. Mis moodi kirjelda? Teete saadet, mis siis juhtub? Saade, eks ole, lükatakse kuhugi selle eetri aeg, mis peab olema eetris mingi 9:30, lükatakse peale keskööd, enne näidatakse mingisugust ma ei mäleta, kas Luikede järve ala või midagi sellist. Ehk siis et see vaataja number kukuks, eks, kuna vaataja number on väike, siis ei ole seal saate järele tarvitud, saab kuidagi ametlikult seal ära lõpetada. No selline aeglane luvide kinni. Aga see ikka käis võrdleme siis siva, kui te tegite, sa väidad mingi 7 saadet või mis sa ütled? Jah.
et siis nad ikka keerasid need kruvid võrdlemisi ruttu. No need said kohe nagu, tuli ühiskond oli suht paanikas. Aga tuli pakkumisi erakanalites kohe peale siis? Ei tulnud. Ei tulnud, jah. Aga mis nemad, tol ajal siis need ka kartsid või? Need kartsid, ma arvan, kartsid isegi rohkem selles mõttes, et reklaamiraha. ETV-s oli ka siis ju reklaam veel, ei olnud? Ma ei mäleta, kas siis enam oli. 96 veel oli, kui ma seal oli. Minu mõttes siis enam ei olnud reklaami. Et ETV selles mõttes tegelikult on ikkagi nagu kõige julgem telekanal, kui sa tahad midagigi teha, mis ei ole nagu tantsud tähtedega, siis on sul ikkagi mõttekas lõpuks pöörduda ETV poole. No või siia. Või noh, jah, siin aga... Et tänapäeval saab niimoodi ka teha telet. Televiisoris Smart TV-st saab YouTube'i vaadata. Jah, aga noh, ega töötasu ei saa midagi. Ega mitte, et me Esto TV-st midagi saanud. Ma just mõtlengi, et vaevalt seal nüüd megapalgalised. Me saime seal tõesti mingid nagu väga see oligi see periood. Närvuseid summasid seal. Me tegime ju Kraalis mingeid etendusi niimoodi, et ma ei tea, keegi vist saanud üldse mitte mingit raha, üldse. Et rõõm oli lihtsalt see, et oli saal, kus sai teha asju. Ja. Et samas oli seal raadios ja... Noh, mingil määral ikka ta nagu pani aluse uuele elule ikkagi minu jaoks. Vaat räägigi sellest uuest elust võib-olla, et kuidas siis kuidas see nagu ütleme, kuidas seda nimetada siis, sa nimetasid seda spetsiaalse nimega, see mis mul meelest ära läks juba, meedia, liik, Maveriku. Konso ajakirjandus. Hunter Thompsonit tead ikka. Hunter Thompson on vägest mul riiuliski tema Hells Angelsit nimel raamat, et see lasi ennast kahuriga tuha kosmosesse lasta vist peale surma. Vist Johnny Depp kulutas oma varanduse selle peale ära. Nojah, ta oli pull, see on omate teema, aga et mis siis juhtus või kuidas mulle see kronoloogia nagu mul mälu all, ma vaatasin küll, mismoodi sul see asi hakkas minema seal, et need filmid tulid ja need olid ju täiesti tõsised asjad, hoopis teine asi, et sa hüppasid nagu põmdi ühest basseinist teise. Jah, oli küll, ma olin enne just, töötasin ajakirjanikuna Postis ja kuskil Kroonikas on ju. Ma sa mõtlengi, et kuidas... Ja siis, kui hakkasime tegema seda STD-d, siis nagu läks... Siis ma õppisin natuke ülikoolis ka veel, et filosoofiat. Aga mis juhtus? No siis me samal ajal, kui me STD-d tegime ja asutasime Kuukulgur filmi, siis nagu see, ütleme, et elu tuli vahele. See Kuukulgur film oli see, mis nagu muutis asja, et sinna siis tuli see... Veiko Õunpuu ja need inimesed. Me tegime Maimikuga alguses kahekesi. Maimikule tuli reklaamitöid sisse ja siis ta kutsus mind appi, et saaks orgunnitud selle kõik, kuna me selle telesaate tegemine nõudis. Ja hiljem nende filmide tegemine ka nõudis ikkagi päris häid süksi administratiivset võimekust ka, et kuidas see kõik ära korraldada. Sest ega meil tollal olid mingid produtsendid olid, kui me Esto TV saateid tegime. Need produtsendid olid sellised, et kelle käibefraasiks oli asjaga tegeletakse. Mis tähendab seda, et erilisi tingimusi ei olnud, ise pidi need tingimused looma, et kogu see masinavärk nagu ranniks on ju kuidagi, et me saaks seda ära teha. Et see andis nagu oma hea kooli, et administratiivse kooli. Aga sa oledki produtsent ka põhimõtteliselt? Siis ma olin, jah, siis ma aitasin produtseerida. Ja reklaamiga tekitasid niisugust käibekapitali, millega nagu üüre maksta ja ära majandada. Jah, siis reklaami osast, reklaami rahadest siis järgmised 2 filmi, mis me tegime. Kõigepealt 6-7 saadet, siis me tegime 2 täispikka dokfilmi. Pseudodokid nii-öelda. Üks oli Welcome to Estonia, teine oli Vali kord. Ja need tulid järjest. Et see oligi nagu tegelikult põhiasi, millega me tegelesime siis 2003-2004. Need olid aastase vahega. Jah, aastase vahega, ja... Aga need ei toonud ju, need viisid välja. Tähendab, see reklaamiraha siis selle eest tegite? Reklaamiraha eest sai siis nagu seda teha põhimõtteliselt. Aga eks meil õnnestus ja need asjad kuidagi erakanalitele maha
just Kanal 2 vist ostis need ära. Olle Mirme aitas välja. Need olid aastavahetusel vist eetris, need kinno vist ei jõudnudki. Ei, jõudsid küll, mõnda aega oli Valikord ka kinos. Aga see reklaamimaailm, ütleme, sinu jaoks kestab veel või lõppes ka kuskil millalgi? Reklaamimaailm kestab ikkagi edasi. See on olemas, ma just mõtlen, et ma ju tegelesin ka seda pidi oma teatriga, et tegin reklaamiga, teenisin mingisugust raha, mille eest siis natukenegi et oleks mingit, mille eest teha seal asju. Aga nüüd ma vaatan, et reklaam kõik ju kerivad edasi ja teistpidi võttes noored inimesed, sihtgrupp oli kuni 35 eluaastat, ma ise üle 50 juba, et sihtgrupist nagu ammu out täiesti, et mida sa teed seal üldse tänasel päeval? Tänasel päeval alates tegelikult aastast 2002 umbes, kui me tegime Kuukulgur filmi, et ma siis Estotööga seoses sealt ajakirjandusest tulin ära. Ma olin, mind koondati, tähendab, ma tahtsin, et mind koondataks kroonikast. Kuidagi suutsin mahineerida endale päris head tingimused. Siis ma läksin tööle, siis ma veel oli mul töökoht, siis ma töötasin reklaamibüroos, Age. Rene Reinumägi kutsus mind sinna tööle. Seal ma olin umbes aastakese. Kopiba? Jah, copywriter. Sealt ka, siis me samal ajal paralleelselt tegime ka Kuukulgur filmi ja tegime samal ajal ka seda Valikorda ja Welcome to Estonia. Päris palju tegemist. Ma oli vist Zoomis selle ajal, et mul meelde tuleb, et Age oli seal Keemia tänaval vist olla. Age oli Raadiomajas mul. Või oli Raadiomajas algul, pärast kolisite sinna? Algul vist oli Keemia tänaval, siis oli. Või nii, vaat jälle. Ja siis oli nagu see asi, et oli võimalik nagu sellega tekitada raha, et teha nagu muid asju, et tänasel päeval praegu ma mõtlengi, et ütleme see podcasti tegemine siin, et ma peaks hakkama mingid product placement'id siin tegema või ma ei tea, vehkima mingid toodetega või. Aga why not? Näitad siin kohvidassi. Ma just mõtlengi, et seda plaani pean, et millega vehkida ja kellele vehkida, et kuidas seda asja siin nagu niimoodi üldse nagu tööle panna, et praegu on see, et eeldus on see, et ajada see asi siin nii põnevaks, et inimesed tulevad piletiga ja nagu teatrisse ja siis saavad ka küsimusi. Aga nüüd on nagu niimoodi, et inimesed vaatavad YouTube'is seda striimi ja ei taha küsimusi esitada. No tuleb striim hiljem panna, ei saa otse striimi panna siis. Kuratagi, kui otse saade ei ole, siis tead ise, mis see tähendab. See tähendab öid montaažis koos sellega, kes sul saates külas olid. Lõike see välja, et see mul, vaata, mis nägu mul siin peas on. Seda jama ei taha, keegi. Ei usu, et keegi viitsib juttu nagu niimoodi läbi vaadata. Ma ei tea ju. Et ma ei ole kunagi... Tegelikult peab ütlema, et nagu sponsorid, andke pappi. No jah, põhimõtteliselt küll, nii on jah, et tuleb leida mingisugune lahendus sellele. Aga see on niisugune, sai nüüd ära öeldud, aga räägiks neist filmidest, et need on ikka kuradi head filmid, et mis te tegite? No siis tegimegi reklaame. Nagu hunnikute kaupa, siiamaani teen ma reklaami, kui ma siis olin produtsent, aitasin kuidagi administreerida seda värki, aga ma olin suht sitt produtsent. Selles mõttes, et kui ei huvita see asi. Sa olid projekti juht, agentuuris nimetatakse. Ei, agentuuris ma olin copywriter, sealt ma tõin ära ja siis Kuukulguris hakkasin kõigepealt nagu produtseerima reklaami, korraldad seda võtet, ja ka kuidagi klippide väljamõtlemine ja lavastamine nagu huvitavam. Ma profileerusin niimoodi aega mööda ümber ja nüüd ma olengi nagu reklaamide teed resissionina. Aga antakse raha ka siis? Siukest asju ei küsita, aga lihtsalt ma küsin, et sa ei pea numbreid ütlema, aga põhimõtteliselt võrreldes sellega, mis ma mäletan ka veel 2000 alguses, seal olid agentuurid olid suurtes ilusates majades, kõik sõitsid pemmidega, liisid kuradi. Ma arvan, et sellist Brett Easton Ellise maailma nagu enam ei eksisteeri selles valdkonnas. Et nüüd on see pigem selline nagu töö 9-5, et pigem nendes agentuurides. Aga ta on ikkagi parem materiaalses plaanis, palgalises mõttes ja ütleme sellise kellaaegade mõttes, et kui mingisugune, ma ei tea, mingisugune...
vist on ka niimoodi, et enamasti need copywriterid, näitleja copywriter enam ei ole nii levinud selline kooslus, kui ta oli 2000 algul. Et ongi sellised inimesed, kes on pühendunud reklaamile, teevad reklaame. Õpetatakse ju seda ülikoolis, et jah. tol ajal vist Priimägi hakkas tegema. Jah, see oli täiesti selline, ma olengi nagu kõige ehedam näide sellest 90-ndate nagu self-made manist selles mõttes, et sattusin nendesse olukordadesse, kus elu pidi õpetama, mitte nagu akadeemiline. Aga teil see, et kuidas need Õunpuuga olite varem tuttavad või? Õunpuuga olime tuttavad ka 90 lõpust, jah. Käisime Helsingis Armas Stsenarhia filmifestivalil millalgi 90 lõpus jauramas ja ma mõtlen just, et seal need filmid, mis teil ütleme, et Veneetsias panna mingi auhind kinni, sellega vist pole siiamaani keegi teine hakkama saanud. Sellega ei ole tõesti keegi hakkama saanud, jah. Et selles mõttes ikkagi endiselt Veiko Õunpuu Eesti kõige kõvem mees filmi laastajate hulgast, et punnitab see Tanel Toom, mis ta punnitab, aga Veneetsia auhinda ta nüüd vaevalt võidab. Käisid esital ära või? Ei käinud. Plaanis on? Raske öelda, see on 3 tundi ikkagi oma elust, et ma pean kaaluma seda. Sa plaanid või? Ma ikka plaanin jah, et ma Eesti asjad ikka üritan kinos ära vaadata, et ülejäänud asjad näeb arvutist. Ma olen ka üritanud, jah, aga nüüd mõned need klassi kokkutulekud olen vahele jätnud näiteks. Jah, ütleme, on jah teatud sellised žanrid, mis on võib-olla jah, mis ei ole ka Eesti, see pole ju ka, olgem ausad, Eesti film, et see on mingi frantsiisi teema. Ei, küllap tuleb ikkagi ära vaadata muidugi, et aga ma võtan hoogu. veel ei ole julgenud minna. Aha. Mis siis? Aga jah, et kus me siis tagasi minna, siis mingil hetkel, kui Estatööd olid tehtud ja see oli selge, et enam selle žanriga me edasi liikuda ei saa. Kõik juba meie nägusid tunnevad ja kõik uksed meie jaoks ikkagi nagu võimalikult kinni on lükatud. Et siis pidi midagi muud välja mõtlema ja siis meiega siin läkski mingi 2 aastat, kui ta sai lihtsalt reklaame tehtud ja Veiko, kes oli ka alguses reklaamiprodutsent, tal oli Sugar Film nimeline üksus, Arbo Tammiksaare ja Jaak Kilmi ja ma ei mäleta, kes seal olid, Marko Raadiga. Need läksid pankrotti, Veiko ajas selle pankrotti suhteliselt käbedalt. No miks? Seal oli niimoodi, et mingi suur klient ei maksnud neile ära, sest neile ei meeldinud üks reklaam, mis nad olid teinud. Lihtsalt jättis maksmata ja sest kogu väikse firmal ei olnud lepingut tehtud ja läkski põhja. No tean seda tunnet, olin ka ühes agentuuris, kus poliitikud jätsid peale valimisi oma selle asja maksmata ja need summad olid nii suured, et sellest piisas. No see on jah, on vist ridamisi läinud sellega. Ja, et ära näpi poliitikuid on nagu üks reklaamitööstusele siuke jutt. Aga samas annavad ka tead käivet. Aga samas mul oli üks plaan oli selle saate, nagu kui ma kribasin, et millest rääkida ja lugesin, et mis sa oled teinud ja vaatasin neid klippe ja siis ma mõtlesin, et sõnavabaduse teema on nagu taas päevakorras meil siin, mitte ainult suures maailmas, aga Eestis ka, et siin käib mingi tants selle ümber, et mis sa arvad, et toimuvad mingid tohutud reorganiseerimised, telekanalid, mingid uut moodi lähenemised on tekkinud kuidagi. Mis sa arvad üldse kogu sellest potist, mis praegu podiseb, et kas ma lugesin hiljuti kuhu poole see asi liigub? Asso Krullil oli nagu selline hea tähelepanek või kuidagi mõttekäik, kus ma nüüd õigesti seda oskan nagu interpreteerida, oli see kuidagi ühesõnaga ta tõi välja sõnavabadusega seoses ka paralleeli hoolivuse ja hoolimatusega, et kui et asi, millele võiks tähelepanu pöörata või millest selles kontekstis rääkida, ongi see, et kas sa nagu
kas sa tegeled mingi hoolimatusega ja selle rõhutamisega, et vähemusele haiget teha. Ehk siis ta kuidagi pani need kaks mõistet kokku, et probleem on nagu sõna hoolimatsuses, mitte sõna vabaduses. Asso Krull oskab teha keerulisi sõnakonstruktsioone, seda ma tean, aga sa seleta lahti, mida sa selle all aru saad, mis see siis on? Kasutatakse liiga kergekäeliselt erinevaid väljendeid. Luuakse juurde. Et see viha on ühiskonnas nii kuidagi üleval praegu. Ja et seda viha kuidagi nagu üritada selle vihaga toime tulla, siis on ilmselt nagu selle tagajärjel tekkinud ka sellised nagu vihakõne, mingisugused paragrafid ja asjad. On jah. Aga siin ma ei kujuta ette, et kas nüüd aitab see... Ma ei ole päris lõpuni kindel sellest, kas selle nii-öelda seadusega reguleerimine meid sellest vihast nüüd lahti viib. No aga kas, ütleme, meil on küll 10 aastat vanuse vahe, ikkagi mõlemad me kuulume sellisesse keskealiste vanuserühma, mis on sellest reklaami 35-st nagu üle vanemad juba, et või selles võttes võime rääkida noortest niimoodi, nagu kõrvaltvaatajatena, et mis sa nagu arvad sellest, et kogu see räpindus ja ütleme see ropendamine ja kõik see, mis on nagu väga in ja kogu klikke netiavarustes ja kõik see mida seal räägitakse, need YouTuberid ja stand-upperid ja teevad suuri saale, müüvad välja ja see, mis teemad need käsitlusel on. Ja ETV kannab ka üle ju mingit ala sellise komöödia asju õhtuti seal. Midagi just kannab. Seal on ka mingid kutid, kes tirivad sinna poliitikuid. Umbes nagu teie tegite, et see kõik on teistsugune. Ja mina ei taju, tähendab, ma küsisin oma 17-aastase tütre käest, et mis värk on ja siis ta ütles, need on nagu hästi popid tegelased, samas ta ei teadnud, kui ma ütlesin talle, kes mul täna külla tuleb, ta esimese hooga ei teadnud, kui ma ütlesin Jaan Tolk, nagu ma ütlesin sulle telefonis, ajasin ise nime sassi. Seepärast, et mul oli telefonis, kõrval oli mingi Jaan ja siis aju on pehme, et see on nagu tase. Aga et ütlesin talle, et Rain Tolk ja siis ta ei teadnud, ja siis kui pilti nägi, tuli meelde. Et kas see ongi nüüd nii, et kogu see, et see, kuidas meie mõistame, et kus on see piir jookseb, et nali ja kus ta läheb üle nagu selliseks, kus on juba vägivald või kellegile juba reaalset kahju teeb või... Seda nimetabki vastu sõna hoolimatuseks. Et oma sõnadega nagu sooritatakse mingi vägivaldseid tegusid. Aga ühesõnaga mina jääks küll nagu natuke tagasi sellega, et seadusega reguleerima asuda seda, ma ei ole päris lõpuni veendunud selles, et see aitab meil meie ühiskonda vihast puhastada. No see vihakõne on nüüd, siin oli ju sellega oli paar aastat tagasi oli ju ülemaailmsed skandaalid olid nende, mis puudutasid neid sooneutraalseid asesõnu või kuidas neid eestikeelses pronouns, et inimesed tahavad neid nimetatakse mitmuses ja inglise keeles ja they öeldaks neile ja z ja kogu see, ja need asjad võeti vastu vihakõne paragrahvi just kui seal Kanadas vist oli selline asi juhtus ja sellest tekkis päris kõmu, et kui selline asi, et hakatakse seadusega piirama seda, mismoodi ma kellegi poole pöördun ja mitte selle alusel, et ma nimetan näiteks siin neeger, ütlen sulle, et see on solvav ja saan sellest pähe, vaid ma saan sellest pähe, et ma jätan ütlemata midagi, mida sa tahad, et ma ütleks. Et ma saan aru, et seal käib mingi möll. Eestis see ei ole veel väga tugevalt jõudnud, aga ütleme, see on nagu kaks siukest, et need fundamentaalfeministid ja nende retoorika häirib mind täpselt sama palju kui see mingid EKRE hüsteerilised vanamehed. Ta on nagu ühe perse kaks kannikat. Et ma olen nagu jälginud diskussioone nii seal Facebooki Virginia Woolfi, kes kardab Virginia Woolfi ei karda me või midagi sellist on see kommuun.
nii seal kui ka siis EKRE sõprade klubis ja minu arust on väga sarnased. Mida toimub? Mul kahjuks puudub ülevaade. Et see on nagu sama fundamentalistlik vaade nagu teisele on seal mõlemas grupis. Et meie ja nemad. Ja kui keegi julgeb nagu polemiseerida, kas või rääkida sellest, kas või tõstatada nagu dialoogi sellel teemal, et kuidas siis nagu kuidas me oma keelega peaksime käituma, siis visatakse välja nagu. Aga samas on jälle teised näited, et eile ma juhtusin vaatama, et kuna see tuli ERR-is, siis ma sain aru, et vaadata oli mingisugune valimisdebatt kaitsepoliitikast ja see oli kõik sellised, raske kahurvägi oli Eesti poliitikas, oli Jüri Luik, Sven Mikser ja see EKRE esindaja Leo Kunnas, kes ju tegelikult ise parteisse vist ei kuulugi, aga on valimistel nende nimekirjas. Ja minu arust tema rääkis, Luik muidugi ka, loomulikult ta on ülipädev, aga just, et Kunnas, just sa rääkisid EKRE-st, et ta rääkis nagu väga mõistlikku juttu minu arust, et ma ei tea, ma seda debatti ei näinud, aga ma mõtlen seda, neid, kes saadavad neid tapmisähvardusi ja kes möllavad seal internetis, et kes on osaliselt selle EKRE sõprade klubis. Ma mõtlen nende toetajaid, ma ei teagi, mis see Leo Kunnas räägib. Ta on professionaalne inimene oma valdkonnas ja teab, mis see kaitsejõud tähendab. Aga see EKRE sõprade klubi, et seal on, üldiselt teadlased on või need sotsiaalteadlased või kes iganes on ju mõõtnud ja vaadanud ja uurinud ja puurinud, et see on ikkagi, alati siuke, neid äärmuslasi on ikka jube vähe. See on see mingisugune 1% keerab selle 99% sitta kokku ja enamus on tavalised inimesed, et kas arvad, et selle EKRE-s on, et võib-olla seal ongi ainult niimoodi, et see punt, kes seal trollib nii-öelda või netis. Mulle on jäänud mulje, et seal suhteliselt vabalt lastakse nendel vägivalla imulistel inimestel tegutseda küll. Mis su ette kujutus on, mis nende, ütleme, et kui siin käis jutt ümber seal rände, kurat, me lähme teemaga nii valesse kohta, aga lõpetame selle kuidagi, tõmbame kokku vähemalt. Et kui see, et tulevad sealt Afrikast, et sellest ei pääse, seda öeldi seal ees saates, minust Kunnas ütles välja, et kui seal ikka 2 miljardit neegrit on või araablast kokku, et need hakkavad nüüd sealt tulema, siis ei aita ükski müür ega piir, et nad sõidavad üle. Sõltub kliima katastroofiga võitlemisest. Aga et lihtsalt, et siin nagu ei ole eriti midagi teha, et nüüd, aga miks me üldse selle teema peale läksime, et selle rände raames. See oli sõnavabadusest oli juttu, et kuidas selle sõnavabadusega on, et kuidas sellega käituda tuleks, oli vist teema. Vist jah, ja teema hakkas ju tegelikult ju sellest, mis me kunagi ammu tegime, et kus me siis kompasime neid piire, et mida eetris on võimalik üleüldse teha. Ma arvan, eriti seal Ameerikas praegu sõnavabadust piiratakse nendes kolledžites päris palju. Ma olen aru saanud, mis puudutab neid stand-up koomikuid. Et kogu see LGBTQ, YRST nagu narratiiv on nii tugevalt domineerimas seal, et identiteedipoliitika. Iseenesest ma pooldan neid loomulikult, ma olen liberaal ja nii edasi, aga kui see muutub kuidagi teistpidi nagu fundamentaalseks, et enam ei lubata koomikutel, kes teevad nalja nagu seksuaalse identiteedi teemadel, mitte kellegi identiteedi üle, lihtsalt sel teemal teevad nalja, nendel juba takistatakse nagu kolledžites esinemist, kolledžid on hea publik iseenesest stand-up koomikule. Siis see muutub mingisuguseks nagu sõnavabaduse piiramiseks, mis nagu... Aga kuule, ma vaatasin just ühte videot hiljuti, kus õppejõud andsid ülikoolis sisuliselt paberi peal järjekorras seistes kõik uuele direktorile vande, et nad tegelevad equity problem, ehk siis võrdsusprobleemiga. Tähendab seda, et kunstlikult nagu on vaja, see oli ikka päris hull video, et kuidas neil on ette kirjutatud, kuidas nad peavad käsitlema, ükskõik mis õppeaine on, matemaatika või ühiskonna õppes vahet pole, et
käsitlema seda, noh, et võrdsus, sugude võrdsust ja aktsepteerima siis, kui keegi tahab, et teda nimetatakse, ma ei tea, kelleks, et siis seda ka tegema. Ja kui ei tee, siis kinga, noh, et see on, jah, aga ma ei oska sellega öelda, mis video, kuidas, kes ei, tegelikult jah, et vahet pole, et aga mis sa arvad, et siin Eestis nagu, mida meiesugused saaksid teha, et või kas meil on see sama probleem nagu tõusmas? Tähendab, noh, nüüd tulevad mingisugused valimised ära, noh, ilmselgelt saab sinna mingisuguse uus seltskond sinna Toompeale, hakkab siis mida tegema, noh, et kas sa näed põhjust või vajadust, et Esto TV-laadne rügement hakkaks nii-öelda nõelama seda suhtumist, seda lähenemist, seda, mida sa just ennem kirjeldasid? Mulle nagu Esto TV puhul oli just südamelähedane see, et ta oli nagu ikkagi suhteliselt ideoloogiavaba ja kõik said oma osa kätte. Nii tähed kui asteroidid, kõik said oma osa. Et seal, valite lauljatele ka ikka päris tugevad. Ei valitud pooli seal nagu, et parem kui vasakpoolsed, kõik said. No jah. Ja ta oli mänguline. Et ma arvan, et sellise nähtusele on ainult hea meel, kui see võiks tekkida uuesti. Kas Eestis keegi oleks? Võiks seda nagu... ühesõnaga natuke nagu viha ju tavaliselt nagu praegu on, minu meelest me elame suhteliselt sellises tugevas vihalaines ühiskonnas, et kui sa jälgid nagu sotsiaalmeediat ja mingit debatte, siis seda aitab nagu tasandada ainult nagu mängulisus ja huumor ja seda, kui tuleks mingisugune selline mänguline üksus, rügement, nagu meie tollal olime, mis tegutseks lustist, mitte sellest nagu vihast radikaalselt nagu radikaalsest revolutsiooni ihast, vaid tegutseks lustist ja mängurõõmust ja looks selle kaudu situatsioone, mis aitaksid mingeid asju läbi näha, siis selle tervitaks hea meelega. No aga hakka Eesti Poratiks. Porat on, ma lugesin sinu üks lemmik tegelasi. Porat on lemmik muidugi, aga mina olen nagu sellest, ma ütleks, ma ootaks, et tuleks mingid nooremad tüübid ja teeksid seda. No, et kutsume üles noori tegema mida? Noori lustima ja... Aga neid ei huvita enam. Kui neid stand-uppereid ja räppareid kuulata, noh, ega ma ei saa nüüd öelda, et ma oleks neid väga palju kuulnud, aga siiski ma olen seda teinud, et teada saada, mis toimub. Ja seal kuidagi need teemad, nad on kõik iseseisvuse ajal juba üles kasvanud, nad on ikka, Eesti on ikka suhteliselt ikka maailmas on esikümnes vist vabaduste poolest. No, ma olen lugenud kuskil mingid pingeread, kus on, et meil võib siin ikka suht koht laamendada nagu ise tahad, noh, suust välja taga enam vähem, mida ise tahad, no väga harva kellegi midagi juhtub, et kui just, noh, ei hakata üksteist, noh, füüsiliselt, noh, tampima, et siin ei ole, neil ei ole seda, noh, nagu meil oli nõukogude ajal see pressing, et me pidime ridade vahel midagi toimetama, et neil ei ole ju, noh, nad pigem on selles mõttes täiega liberaalid, et nad leiavad, et peakski olema kõik, noh, kogu see, mida sa enne LGBTQ sõnaga tähestik, noh, võikski olla, noh, see identiteedipoliitika ongi õigustatud ja nad justkui nagu, nii palju kui ma olen nooremate inimestega rääkinud, nad ei saa aru üldse, mille üle see kisa käib. Noh, ega mul selle liikumise vastu ei ole midagi, lihtsalt asi läheb kriitiliseks siis, kui võetakse üle selline nagu õppelajuhataja stiilis suhtumine, ja selline keelamine ja näpuga näitamine ja huumori kadu, kui enam ei tohi nalja teha mingitel teemadel, kui sinna hakatakse saadma piiranguid, siis nagu asi läheb kriitiliseks. Ei, see on väga hull, et kui see tuleb. Et see hirmutab mind ja selline nagu silmad põlevas, näost punane karjuv inimene, ükskõik mille poolt või vastu ta karjub, see on õudne. Aga kas see täiesti praegu teemaga seotud, aga teisest teemast, et Ken Saani, kui ma viimati nägin, siis ta ütles, et ta LGBT tüübid on kokku leppinud, paneb nendega parvega üle Atlandi, et kas see projekt... Ta võttis natsid ja ta võttis feministid ja ta
võttis mingisugused välismaalased ja pani kõik ühte ja võttis ongi praegu kuskil ja tegi selle asja ära. juba tegi ära? Jah. Aga see peaks varsti ETV-s vist eetris olema. Vau, et nagu film? Dokis reality show või? Aga siis pikk või mitu osa või? Ja mingi 10 osa või midagi sellist. Oli äge või sa nii tead? Eks ta väga kaootiline oli ja ma arvan, et kõik näitavad ennast halvimast küljest. Miks sa seda arvad? Ma nägin mingit musta materjali, tõesti ühelegi nendest ei tahaks kaasa elada. Tähendab, sa oleks tahtnud seal parve peal olla või? Ei, sa õnneks seal parve peal küll vaatad seda ja ohkad kergelt ja et seal ei pidanud ise olema. Oota, aga te Kenniga koos ei jaura enam üldse või? Ta just helistas mulle, et me jaurame, aga mitte selles mõttes. Ma töises mõttes ma siin vist 1,5–2 aastat tagasi lavastasin Kenni poolt produtseeritud krimiseriaali Kuum jälg. Wow. 6 ja 7 episoodi. Nii. Need olid sellised 45-minutised episoodid. See, ütleme, et Kenni produktsioon on selline võrreldes teiste produktsioonidega väga anarhistlik. Et nõuab nad helistabki just, ei helista. Et nõuab külma närvi. Võib arvata. Ja, aga see vähemalt on elukogemust oma jagu. Ja ma mõtlengi, et tal on seda energiat nii palju, et ta suudab, et ta peab ju selleks kõigeks ju papi välja kuskilt ajama, et see on meeletu. Kanal 2 maksis kinni selle. Nojah. Ja vaatan vahepeal telefoni heliseb. Kanal 2 maksis kinni selle, aga ega seal teleseriaalide eelarved on sellised, et 2 päevaga tuleb võtta üles 45-minutine episood ja raha selleks on praktiliselt ei ole. Praktiliselt ilma rahata. Tuleb see ära teha, aga selles mõttes huvitav väljakutse. Ja Kenniga me siis nagu seda tegime, aga see Ken ei jaksanud ka seda. Ütlen, ta on kaootilise loomuga rahutu mees. Et asjad ei laabu alati aga sa ei ole kaootiline? Mina vist pigem mitte. Me oleme ju tuttavad ikka päris kaua aega, ega mina pole kunagi päris hästi aru saanud, et mida sa teed, et sul on ikka tõsi taga nende asjadega, kui sa pulli teed, ega sa ei tee või mis puudutas Esto TV-d, siis see oli ikkagi nagu lust. Puhas lust ja kui sealt nagu hiljem nagu ikka mingisse nagu vakkuda hakkab nagu valguma, et kui me tegime selle valikorra, et siis seal nagu me ikkagi nagu võtsime teatud mõttes ikkagi seisukoha, et meile see kuradi natsi retoorika ei meeldi, millega see Respublika seal flirtis, see valikord ja... aga see, mis praegu tänaval toimub, on kordades kõvem. Kahjuks on see kordades hullem, jah. Et mis nüüd siis, et küsimus ongi, et kas sa leiad, et kunst, siis film, teater, mis iganes, peaks minema jälle nagu hakkama tegelema, ma ei tea, geopoliitiliste küsimustega. On olemas mitmut sorti nagu kultuuriilminguid või kunstiilminguid, et poliitilise kunstiga on juba tegeletud küll, et ma enam nagu... Aga mis hoobasid, ütleme, mida sa, ütleme, režissööri ja näitlejana, sa distantseerud, vaadates neid viimase asja, see poliitikaga väga pistmist ei tee ju. Pigem tegelen selle asjaga, mida nimetatakse idiosünkraatiliseks kunstiks või mis tegeleb inimpsühholoogia peenmateeriaga. Räägi lahti, mis peenmateeria? Et selles mõttes tegeleb inimsuhete ja inimpsühholoogia ja enese leidmise ja selliste teemadega. Sellest tehakse filme, kirjutas raamatuid, tehakse et pigem nagu mind huvitab nagu kunsti olles, kui ma millegagi nagu tegeleks, pigem kuhugi sinna suunda liikuda. Et me praegu ka teeme Andresega ühte filmi, mis siis
mis nagu millegi sellise suunas liigub. No jah. Et jah, mis see on nagu, millest see nagu, noh, eks seda poliitilist ideoloogiat annab iga asja külge nagu kuidagi mingi ideoloogia ikka igalt poolt läbi jookseb, aga nagu et see ei oleks vähemalt nii esil. Aga mis sa sellest arvad, et ütleme, klassikaline filmitegu, kui elektrijaamad, reedkaamerad, ma ei tea, K9, mis iganes seal viimased on, kogu see kallis kama, mis seal sellega kaasas käib, versus nüüd see, mis me siin praegu teeme. Et mõlemad liigutavad pilti, mõlemad on kuuldavad ja nähtavad meediumid. Üks maksab miljard, teine ei maksa, et kus sinu jaoks see piir jookseb, kus sisu ja vorm, et kus sa oled nõus järeleandmisi tegema, näiteks, et raha pole, aga ma teen ikkagi. No see ongi, et kui me teed nagu väikseid psühholoogilisi asju pigem, siis ma ei ole kunagi eriline suurvormide fänn olnud ka. Aga kas sa Kraalis ei alaka nendesse suurvormis ei löönud kaasa? Ei. Sa olid ju püsitrupi, kas sina ei olnud? Ei, ma tegin ainult ühes etenduses kaasa. Kraalis ka 2007. aastal, jah. Et sina ei olnud, sest Juhan Ulsak oli ju küll seal ikka pika. Ja Taavi Eelmaa. Ja Juhan ja Taavi vist on siiamaani seal jalakaga seda mingisugust eepilist suurvormi tegemas. Sest et tema teeb neid, et... Ja. Aga mina tegin seda, läksin jah, hakkasime Maimikuga rohkem nagu seda oma firmakest ajama. Ja siis sealt selle kaudu oleme teinud mingid. Et teil on see huumori koht on ikka üsna oluline see prioriteetide nimekirja seal tipus. Jaa, see muidugi. Läbi selle prisma. Jaa, aga mis puudutab järgmist filmi, siis see tõenäoliselt nagu puhtakuuline komöödia kindlasti ei saa olema. Ja eelmine ka, ega Minu näoga onu, kus ma olin seal peaosas. Jaa, seda ma vaatasin, see väga hea film oli. Ei saa nimetada komöödiak. See, jah. Dramöödia või on selline mõiste. No jah, et... Mul tegelikult, vaatad, lemmikfilmid on ikka sellised, mida ei ole otseselt nimetatud komöödiaks. Lähmegi selle juurde, mis sul lemmikfilmid on, režissöörid ja tegelased? Ma mõtlen, et mulle meeldib see inglise kino üsna palju. Kitchen Sink realismist nagu lähtunud filmid, sellised Mike Lee näiteks selline režissöör. Väga meeldib. Kus on nalja küll, jah, aga see on nagu segatud mingisuguse päris... Briti klassika, huumoriklassika Monty Python, mis kõik defineerib lausa selle briti huumori mingis mõttes, et näiteks minu jaoks on nagu selline, ma ei tea, kuidas vastuolu konkreetne on, üks on Mr. Bean ja teine on Monty Python, et neid ei saa ju vaadata ühe ja sama mõõdupuuga. Neid küll, jah. Mr. Bean on nagu oma mingisugustel hetkedel lihtsalt nii loll, et see... No ta ongi... Sellepärast on seda hea vaadata, et kuidas saab olla midagi nii idiootlikku. Samamoodi ma vaatan ka mõnikord Benny Hilli lihtsalt vangutades pead, kui loll saab olla. Asi, mida nimetatakse huumoriks, et mulle meeldib nagu igasugune kultuur. Kes su, ütleme, loe üles oma, ütleme, kui sul on nagu, see on nii nõmedalt kõlab see Üksiku saare jutt, et kaasa võtta, mingi paar, sõltub natuke eluperioodist ka või meeleoludest, mis asja parasjagu läbi elad. On hetki, kus elad läbi mingid, peas on muremõtted ja eksistentsiaalsed kriisid, siis on tore vaadatagi midagi väga melanhoolset või kurba või rõhuvat. Siis ma olen nagu kunagi siin paari aasta eest vaatasin terve nädalate kaupa Bergmanni ja mida kurjem ja kurvem, seda ägedam ja seda nagu hõllanduslikumalt ka mõjub. Siis
sinu puhul ootaks pigem, et et a la Tarantino, Rodriguez, seda laadi tegelased. Ei, no Tarantino ikka meeldib loomulikult, et kuidas siis Tarantino ei meeldi. Isegi pidid ju Tarantinoga filmi tegema. Oota sa, ma olen võtan paberassid. Jah, okei. Teeme siis väikse pausi. Ma helistan koju vahepeal. Jaa, aga me pausi ei saa teha, lihtsalt kaamerad käivad edasi, aga sa helista koju ära ja... Teeme siis väikse pausi. Lihtsalt, et pausi eetrisse ei tule, aga... Jah, okei, ma käin vahepeal seal. Panen vahepeal reklaami, ma ei tea, kas jookseb jälle kinni või mul on siin üks hea reklaam 70-ndatest. Ma korra helistan pojad ära. Kuskil kula peal. Et ma ei tea, Iira, vaata, kas jookseb kinni või näitab praegu, jah? See on 70-ndate Levi'si reklaam, psühhodeelne reklaam. Inimesed vaatab praegu Levi'si 70-ndate reklaam, tuleb praegu vahele. No see on nagu see Tõnis Hünt, mis on see multifilmi Jänes samas stiilis. Mul on heli maha võetud, nüüd see meie heli läheb ilmselt. Meie heli ei lähe praegu või? Läheb küll. Jaa. Vaba kulgemisega saate. Nii, võts maa see ekraani. Et, no nii, nüüd me oleme jälle tagasi eetris. See on see nagu see Urmas Vati carte blanche. Ma just ennem mõtlesin, et kui ma sulle helistasin siin mõni päev tagasi, et see ei ole portreesaade, et see ei ole carte blanche, et hakkame millest mingil teemal rääkima. Ja nüüd sa ütled, et see ma mõtlesin vormistuse mõttes, et see 2 inimest istuvad musta laua taga, saatejuht suitsetab kogu aeg. Siis vahepeal lülitas see heli välja, pannakse muusika mängima, need räägivad ikka edasi. Ma tahaks teada, mis nad siis räägivad, kui see muusika seal käib. Oota, aga kas carte blanche all ometi, kas siis või suitsu tegi ta ka? Ott pani suitsu, jah. Pani ka? Otse eetris, jah.
sest ma mäletan seda momenti küll, et teatris me tegime etendustes või Draamateatri väikses saalis tegime tükki, kus tõmbasime laval Ussar Toomasega, tõmbasime suitsu terve etenduse. Ja see oli täitsa normaalne. Aga see oli 89 aastat. No praegu, kui teed lava peal suitsu, siis sellest mingi ajakirjandusest tuleb skandaal. Oli mingi etendus, Mait Malmsten pidi suitsetama. Ja tuli skandaal või? Jah. Oli jah. No, et meie väiksel telejaamas siin ei tule, meil on teater praegu. Meil on siin, me oleme laval ju praegu. Ja meil on üks vaataja ka. Ja. Aga et me nüüd jäime, hakkasime kokku tõmbama kuskil, oota, mis see, kaua me oleme siin olnud juba, mis see? Me oleme 1,5 tundi. No, siis ongi niisugune mõistlik aega, et me jääme sinna, et mis režissöörid, mis filmid, mis on sinu jaoks, ma arvan, et see huvitab väga paljusid inimesi, kes meid vaatavad ja kuulavad, et mis on Rain Tolk nagu ütleb, mis on nagu tema jaoks? Ma mõtlengi, et see on nagu erinevatel eluperioodidel, mis asju parasjagu läbi elad ise, on nagu erinevad lemmikud ja erinevad asjad tähendavad midagi. Hetkel nüüd kuivõrd me siin üritame Andres Maimikuga teha järgmist filmi natuke teistsuguse meetodi abil, kui tavaliselt siin filme tehakse, siis on see Mike Lee, inglise režissöör, kes teeb selliseid improvisatsioonilisi filme. Mike Lee on mulle väga ammu juba meeldinud, et Naked näiteks on kuulus film, tal võitnud mitmeid preemiaid 90. algusest, 80. lõpust. Et siis on nagu see tema selline hästi realistlik ja eluline näitlemise laad, mis tema filmides on nagu kõnetab hetkel. Et hästi elulised, elutruud karakterid on läbi tunnetatud, et kuidas sellist asja on saavutatud selleks siin. Teeme koostööd siis ühe Austraalia professoriga, kes käib siin Eestis workshopi andmas. Ja meie Eesti näitlejad ka õpetamas natukene. Ta õpetamas, kus? Ta on nüüd käinud juba 4 korda, isegi tegime läbi selle workshopi. Siis tema õpetuse nimi on character-based improvisation. Ehk siis ta õpetab filmi tegemist näitlejatele ja lavastajatele korraga siis sellise meetodi abil, kus kõigepealt luuakse karakterid, siis luuakse karakterid suhted ja kolmandaks alles luuakse draama. Lugu on viimane. Lugu on viimane, jah. Et see nagu improvisatsioonide käigus sünnib, kuni siis lõpuks terve hulk improvisatsioone, kuude kaupa improviseeritakse, tuleb kuidagi tuttav ette. Ja siis lõpuks destilleeritakse see draama sealt välja, kirjutatakse stsenaariumiks ja film sünnib alles niimoodi. Aga taust... teises järjekorras ühesõnaga. Aga see inimeste vahelised suhted hõlmab seda, et kes kus kohast tuleb, et mis on tema nii-öelda seljakott, et kes ta on. Et see on, ma mäletan teatris, me üritasime seda sama asja ja ühe korra edukalt, teise korra mitte, et edukalt siis, kui ise lähed oma mõtteid ette kandma nii-öelda, oli viimane öö Draamateatris Ussariga tegime, et ise olime laval, ise olime need, keda me ennem paar kuud mõtlesime, mida ja kuda. Ja siis, kui ma proovisin sama asja Balto Skandali professionaalsete näitlejatega teha, et lavastajana, siis see niimoodi enam ei õnnestunud, et siis pead ise olema kõik, see peab olema autori film siis. No see ongi niimoodi, et näitleja ise hoolitseb selle karakteri eest rohkem kui režissöör hoolitseb draama eest, see on nagu hästi lühidalt. Aga lõpuks produtsent tahab ju skripti näha, mille eest nagu keegi paneb... No selleks ongi vaja nagu kasutada keertkäike, et me kirjutasime ennem stsenaariumi valmis ja siis nüüd meil on see stsenaarium, nüüd meil on need proovid ja need ei ühti mitte kuidagi ja need ongi väga huvitav, et kuidas me sellest, mis asi meil sellest siis kokku tuleb lõpuks. Et seoses sellega ma olen palju nagu Mike Lee peale mõelnud ja tema filmid on mulle jälle südamelähedased ja nad
aga mainstream kino, see no, mida kõik inimesed une pealt teavad, mis sul selles maailmas on sul üldse või mingid lemmikuid? No midagi, mingid suunda, no et siin on Harry Potteri inimesed. Seriaale kõvasti Netflixist on ja. No olen isegi seda teinud, et mida sa... Et see Better Call Saul ei ole näinud. Breaking Bad, noh, ikkagi nagu väga suured lemmikud, aga jah, ma vaatan tohutul hulgal neid viimase lemmikud. No True Detective on 3. hooaeg. Aga Mr. Robotit vaatasid? Mr. Robot on plaanis endiselt. 3 hooaega oli ja nüüd teda juurde pole tulnud juba kahju, et... Jah, ta vist läks liiga tiibiks. Et see oli sama Rami Malek, kes mängis nüüd väga nii-öelda kõva asja tegi selle Bohemian Rhapsody. Tema mängib seal mingid... Kui ma lugesin, et ta on ligi 40 aastane ja kui ma vaatasin seda Mr. Robotit, siis ma arvasin, et ta on 19. See on tõesti nii vana? Jah, on küll. Aga see... Ja... Looduse ime. Et see on nüüd üks väga äge seriaal. See on äge ja ma vaatasin esimese 2 osa, olen vaadanud juba, aga ta on mul, teised on vahepeal tulid peale otsa. Ja üks asi, mis vahepeal ära lõppes, on nüüd hakkas jälle tulema Counterpart. See on üks jabur asi, kui Saksamaa läks pooleks 80-ndatel. Tekkis paralleeluniversumid. Netflixis või? Tähendab, ma ei tea, mina vaatan popcornist üldse neid asju. No jah, muidugi. Et mul ei ole veel ukse taha tuldud, et võib-olla nüüd pära seda, et ma seda välja... Kusjuures ma olen kuulnud, et mingi Saksa firma siin pidi väga hoolikalt... Saksamaal pidigi olema nii, et ta popcorni lahti ja on sul paari tonni sellega ukse taga inimesed. Juba arvega, jah? Jah, et seepärast ta karjub seal see avaekraan, et VPN osta endale peale, et aga samal ajal, mina ei tea, et ma nagu jäbene seda välja öelda, et sealt saab vaadata ja ma olen vaadanud ja seal on häid asju ja see Counterpart on jah, see J.K. Simmons mängib nagu 2 iseennast siis 2 erinevas universumis, kus ta on täiesti erinev kuju ja kõik need inimesed, kes seal on nagu topelt. Ja see on nagu best. Oota, asja mõte on siis nagu, et ühes universumis jäi Saksamaa kokku ja teises läks... Ei, läkski nagu tekkis siuke nagu tolli niuke koridor ühel hetkel, kus sealt on läbi minna ja siis ja alguses olid nad identsed ja siis nad hakkasid arenema aastatega lahku ja siis üks pool ja teine pool ja nad ei saanud, asi läheb nagu käest ära hakkab minema. Et ühesõnaga, ma ei hakka ju siin ometi seda ümber jutustama, aga lihtsalt... Reeglina ma nagu... science fictioni on nagu vahele jätnud. Rohkem mind ikkagi... Aga Matrix omal ajal. Paeluvad sellised inimsuhet, suhtekomöödiad või... Jarmus. Mida? Jim Jarmus. Jarmus muidugi. Jarmus loomulikult. Aga siuke mees nagu Alejandro Jodorowski. Jaa. Aga just miks? Et seal oli just need eriefektid, mis tehti 70-ndatel, kui eriefekte polnudki. Jodorowski on ju sürrealist. No ta tegi ta ikka südamelähedane. Sürrealism ikka meeldib, kellele siis ei meeldiks. Aga tänapäeval väga ei tehta enam. Väga meeldis Suspiria. Juhtusid nägema. Ei, ma panen kirja kohe. Luca Guadagnino, Itaalia tüüp. Ta on teinud siis remake'i sellest vanast Suspiriast. Ja nüüd, see oli üks vapustavamaid elamusi minu jaoks eelmine aasta üldse. Nagu filmi vallas. Ma vahtasin see suu ammuli. No see on siis sci-fi kohta, et see on out, aga omal ajal, kui tuli Matrix tuli välja, minu jaoks on ka sci-fi oli out kuni siis, kui ma vaatasin, ma mäletan täpselt Matrix 90-ndatel lõpus, et see oli ju mingisugune täiesti siuke, kuidas see nimetatakse, milestone või siuke märk, mis pandi maha. See meeldib mu poegadele praegu, nemad vaatavad seda aeg-ajalt. Ja siis tuli 13th Floor, teine film, mis 13. kord mingisugune üldse teisintellekt ja see Elon Musk ütles intervjuus välja 2016 aastal, et see võimalus, et me ei ela simulaarkumis või illusioonis, et see on 1 miljardist. Et tema on nagu täiesti veendunud, et see, mis meil siin ümberringi on mingisugune
noh, nagu meie loome tehisintellekti kellegi poolt loodud mingisugune ettekujutuslik maailm, mis aga mul selle vastu iseenesest ei ole midagi. Hea meelega elaksin simulaakrumis ja paralleeluniversumites ka veel edasi. No jaa, et see on, et nüüd me lähme oma jutuga kuhugile sinna, et aga on sul midagi südamel, mis sa nüüd saaks tahad nagu ilmarahvale välja nagu, või reklaamida või mis on tulemas või mis on olemas või mida peaks või mida ei peaks või? Oi, kurat, niimoodi on raske. Mul läheb pea kokku, ma ei oska niimoodi midagi öelda. Kuidas sul ei ole siis mingeid üleskutseid? Puudub moto hetkel, mille järgi... Elu mõte? Elu mõte on, hetkel on selline... olla huvitatud mingil määral asjadest. Uudisimu säilitamine? Jah, uudisimu. Mu vanaema oli kohutavalt uudisimulik inimene, ta elas umbes 100-aastaseks. See kuidagi, isegi hoolimata sellest, et tal oli suhteliselt keeruline elu, palju dramaatilisi kogemusi, sõja ajalt ja nii, aga sellest hoolimata nagu uudisimu hoidis teda kuidagi nagu rõõmsana. Kurat, uudisimu on ikka vist üks vedavamaid jõudu, et räägitakse sugutung ja surmahirm. Ma olen mõelnud selle peale, uudisimu on kõvem. Uudisimu on päris kõva. Ilma uudisimuta ei viitsiks üldse elada, tõmbaks kohe paela kaela. Kui nalja ei saaks ja uudisimu... Uudisimu ja nali, need on oma vahel üsna tihedalt seoses. See ongi see koht nüüd, millega on hea lõpetada. On tõesti, jah. Et hoidke mehed uudisimu ja seda... huumorit üleval. Uudisimu ja huumor, 2 põhiasja tõesti. Sugutung ja surmahirm. Sugutung, see on tõenäoliselt nii mingil hetkel muutub teisejärguliseks. No me võime hakata rääkima selles perspektiivis, et millal. Jah, kuigi tegelikult ma olen kuulnud ka seda, et ühe tuttav töötab siis vanadekodus. Ja seal pidi ikkagi hirmus tunglemine käima, et kui ülejäänud nagu asjad juba hakkavad vaikselt taanduma, Alzheimer tungib peale, siis vanade kodus käib üks kohutav mehkeldamine. Käed on üks teineteisel pidevalt kuskil pampersite vahel, et siis selgub, et see säilib päris kaua. Aga jah, ma ei teagi, kuidas kokku võtta seda moraali. No aga võtamegi nii kokku, et... Igal juhul jah, uudisimu ja nali siiski, ma arvan, trumpavad mingil hetkel üle. Ja ma usun ka, et hirmust kasu, liigina me püsime elus väidetavalt, oleme püsinud tänu sellele enesealalu instinkti ja selle värgi. Koostöö vist on ka päris hea asi. On küll. Jah, et selles, jah, see ongi... Sellest võiks ka ikkagi nagu kinni pidada, et kui inimesed ikkagi stabiilsel hulgal koostööd teevad, mitte ei kakle kogu aeg, ega trumpa üksteist üle nende vihakirjutistega sotsiaalmeedias. Sotsiaalmeedia on kurat süüdi ka selles viha tekkimises. Siin, ütleme, siin samas laua taga, et ongi üleskutse minu poolt, et inimesed võiks tulla siia ja me võiksime ju ükskõik mida arutada neid samu asju, mille ümber keegi omavahel kakleb, et siin saab ju niimoodi piisavalt pikk vahe on ka, et üle laua lõuksi ei ulata, et saaks ju, oleks võimalus inimestel ju rääkida oma asjad ära, et selles mõttes on YouTube hea asi, et siin ei ole seda saate lõppu piirangut, et nüüd on kell kukub ja peab ära lõpetama. Muidugi, ma ei tea, kes seda vaadata viitsib pärast. Ei, aga saad vahepeal ju pausi panna ja siis järgmine peab edasi vaadata, et selles nagu, ma vaatan need mis ma ise vaatan, et huviga jälgin need mingeid välismoomi, kus tüübid kütavad 4,5 tundi. Ja mingid teadlased ja ongi huvitav ja kus juures vahepeal panedki, ei jõuagi korraga ära vaadata, aga vaatan pärast edasi järgmine päev, aga et nad saavad oma jutu ära rääkida iga üks lõpuni, et keegi ei tõmba lihtsalt nagu juhet välja. Et ma arvan, et see on nagu selle kanali, ütleme, mis tänapäeval võimalused nüüd viimaste aastate jooksul on plahvatuslikult ju neid juurde tulnud neid
seda laadi saateformaate, nagu me siin praegu teeme. Et see on väga hea ju, et see on võimalus on. Muidugi, kui on tark inimene, selles mõttes... Panna kuhu me hakkame teste tegema. Et ma ise enda saadet küll vaevalt kuulata võitsiks, aga Mihhail Lotmani vaataks küll 4 tundi. No jah, aga jumala eest, no et kutsu Mihhail Lotman siia saatesse ja rääkige 4 tundi. Ja ma püüan nagu lihtsalt ka hoida midagi. Ja. Et siin ongi niimoodi, et me saame nagu teha 2 külalist, ja ütleme siis 4 kaamera oleme teinud, et põhimõtteliselt täiesti tehtav. No aga oli tore, aitäh, et kutsusid. No ja aitäh, et tulid, ma ausalt mõtlesin vahepeal, et sa kadusid ära, mõtlesin, et sa mingi Esto naljad, et nüüd ma pean hakkama üksi rääkima, et internetis klippe näitama. No, aga sa tuletasid piisavalt palju meelde. Sellest ka see juubelisaate pealkiri. Et aga nüüd ma saate lõpus ikkagi, et nüüd tagantjärgi, mis sa pealkirjaks paneksid, et mis siis juhtus? Ma ei tea, meil see uudishimu ja nali oli kuidagi nagu seal kuidagi äkki midagi sellega seonduvat. Jah, uudishimu nali, aga ma ära ei muuda, et see jääb lihtsalt, et kes nüüd vaatab lõpuni, see saab teada. Sellega siis ongi kõik ja aitäh kuulamast, vaatamast. Aitäh.